Tere, mina olen Tõnu ja ma olen õpipoiss. Lasen su teele. Õpipoiss, õpipoiss. Tänases saates läheb Tõnu Pärnusse Maarja Magdalena gildi meistrite käe alla õpipoisiks. Kui käsitöönipid selged, suundub Tõnu Tapale, et vaadata, mida põnevat tehakse Kaitseliidu õppustel. Mina olin paugu otsas, kui puu käis. Mis sellest sai? Tere, mina olen Tõnu. Ma olen õpipoiss ja ma lähen praegu Sigri Migrisse, et endale uhkeid töörõivaid otsida. Tšau, Anne! Tere, Tõnu! Ma lähen Saviga möllama ja ma tahaksin vähe stiilsemaid töörõivaid saada. Ma arvan, et stiilsed savitooted hakkavad absoluutselt stiilsetest rõivastest endast pihta. Ma kohe esiteks pakuks sulle head mütsi, et jääks kõik, mis sa õpid nagu mütsi alla. Pähe kinni. Jaa. Vaata, kuidas passib. Hästi passib. See on nagu loodud sulle. Aga püksid, tead, minu arust sellepärast, et seda ma ütlen põllema, see peaks sealt, tal on nagu sisse elatud põllema. Ei, aga no vaata, on ju nagu tooni ja see põllema, see võtaks sealt mõne, mis värvid seal ja põll tuleb ka ette. Ja ilma põled püksid nagu ei lasta hoogu. Nagu nii ta sinna peale. Ma kujutan ette mingit triiksärki. Ja mingit triiksärki, kus sa keerad. Käisime Anne juures ära, töörõivad on olemas ja nüüd me lähme Magdalena gildi, et käsitööd proovida. Tere, jõudsimegi siis Maarja Magdalena gildi. Signe juba ootab mind ja lähme vaatame, mis ta mulle õpetab. Tere, Signe! Tere! Mina olen Tõnu, õpipoiss. Väga meeldiv. Tere, tervist! Räägi, mis sa teed siin, et mis ma saan õppida? No täna meil on selline jõulutöötubade tegemine. Et kes tahab endale jõuluks kingitusi valmistada, siis seda on siin võimalik rõõmsasti teha. Ja saab valmistada näiteks taskuraamatut väikest, sellise. Siis on võimalik teha selline kassimärsi tehnikas väike võtmehoidja. Kassimärsi? Jah, see on selline talulaste mänguasi. Vanasti nad tegid seda nagu lööts. Kasetolust ja mõnitest rohukõrtust näiteks. Aga meie teeme seda nahast. Siis on võimalik teha selline ümarvõimes võtmehoidja. Punudega ümarvõimes käevaru. Sellise. Ja siis on võimalik erinevaid ehteid teha. Mina teen tavaliselt ehteid voorustike kividega. Kaelaripats ja ka prossi teha. Täitsa vahvad ju kõik. Aga minu isiklik lemmik on maru raamat. Äkki sa õpetad mulle, kuidas ma täpselt sellise saaksin teha? No, teeme. No teeme. Siin on olemas juba erinevad nahad. Siin on olemas heledavat, siis on sinist ja siin on veel punast ja beežit ja valget. Nii et valimisvärvi sa tahad. Samuti sa võid valida ka värvilise raamatu sisu. Siin on võimalikud variandid. Nii et nii nagu sulle meeldib. Vali kõigepealt beež ja valge. Klassikaline. Väga hea. Ka kui sa tahad, siis võib panna selle põllekese endale ette. Absoluutselt. Muidu ma võib-olla määrin ennast lõngadega või
lõngad narivad muidugi. Jah, siis on nagu uhkem tunne, nagu oleks meister juba, nagu teie. Nii, ja siis nüüd võtta sealt nõelapadi. See on nõelapadi. Sealt vali endale üks nõel ja nõel vali siis vastavalt sellele, kui jämeda lõnga sa võtad. Ja vaata siis, mis värviga sa tahad õmmelda. Mis värviga sa tahad? Võtan tumerohelise, selline jõulusem ja... Ja siis nüüd selle lõnga pikkus on laualaius. Et siit niiviisi. Nii pikk jupp peaks täiesti piisama meil raamatu õmblemiseks. Käärid on seal laual. Ja siis nüüd võtan nõela. Jah. Põhimõtteliselt täiesti ükskõik milline, see sobib ka. No vaata, mis on paraja silmaga selle lõnga jaoks, et vähe suurem silm, jah. Nii. Ai, tingaling. Ma olen kuulnud, et tatiga peaks saama vist lihtsamini seda taha. Ega vist ikka ei ole kõige. Nii, nüüd võta need papitükke sealt, paar tükki. Ja vaata, seal aluse peal on üks väike naasklikene. Signe on peal kirjas. Just. Nii, nüüd see õmblemine hakkab meil siis niiviisi. Naasklit on meil vaja selleks, et näed, siia me olen märkinud peale need väiksed kriipsud. Need on täpselt sama koha peal, kus on siin naha sees augud. Et siit me peame nüüd õmblema. Selleks, et meil oleks hea õmmelda, võtame siit ühe selle pundilehti. Teeme lahti. Näed, siin pool ei ole meil kuskil midagi, kust me saaksime aru, kuhu kohta nõelaga pista. Aga siin pool on. Järelikult meil on nüüd vaja, et me oleksime ka siit õigesti oskaksime nõelaga sõita. Nii et nüüd on vaja need täpid ilusti läbi torgata, et naaskliga augud ühesõnaga siia nende täppide kohale teha. No proovime. Sa pead vaatama, et sul ei nihkuks need paberid paigast ära, sest vaata, seda on nüüd sellised täiesti üksikud lehed, mis ei ole mitte kuidagi omavahel kokku liimutud. Et muidu ei tule päris selline... Nüüd sa pead, jah, sinu ülesanne ongi see hoida need paberid hästi korralikult üksteise peal. Siis tuleb korrektne. Nii ja nüüd tuleb siis lihtsalt ilus sõlm sinna peale teha ja siis ongi raamat valmis. Siuke lipsuga ja... Jaa, siin on mitu võimalust tegelikult. Sa võid teha ka sellise sõlme, et sa keerutad seda paela 2 korda lihtsalt ümber ja tõmbad kinni. Niiviisi saab. Või kui sa tahad lipsuga teha, siis keera see 1 kord lahti. Ja nüüd tee lips peale. No nii, selline raamat sul. Raamat ongi siis valmis. Ma arvan, et ma võtan selle enda õpipoisi märkmikuks, et siia erinevaid nippe erinevatest töödest kirjutada ja siis televaatajatega koos midagi õppida. Aga nägemist siis, Signe. Nägemist ja tule meile ikka mõnikord külla. Absoluutselt. Ja kui teie televaatajad tahate sellist raamatut või ükskõik mida muud põnevat teha, tulge Pärnusse Maarja Magdalena Gildi Signe juurde ja tema õpetab teid, nagu ta õpetas mind. No nii, Signe juures on käidud, nahka tegime ja nüüd lähme vaatame, mida me saame teha klaasikojas Leili juures. Tere! Tere! Tõnu! Tõnu, Leili! Õpipoiss! Väga tore, aga sul tundub, et
pakub klaashuvi. Pakub huvi, et mis sa teed siin ja mis ma teada on? Minu juures saab teha, tänasel päeval ma olen sulle ette valmistanud siin sellise asja nagu Tiffany töötoa, kus siis saab klaasist teha vitraaži. Ütleme, võtaks nagu alguses sellise mingisuguse pisikese vitraaži alguse õpipoisile. Tundub õige. Ja, aga võimalus on veel teha siin klaasisulatust, et siin on näha ka veel, kuidas mul on siis nüüd klaasid ja katkised pudelikillud. Et minu klaasikojas ongi siis selline tõsine taaskasutus, kus siis vanast aknaklaasist ja pudelikildudest saab hästi põnevaid asju teha, et kas siis mingeid aknakaunistusi, et siin kui ümberringi on vaadatud, siin on sellised näidised, mida on võimalik teha väikseks ideeks või siis lausa vaagrat kaussi teha niimoodi. Aga kuna seda ei saa kohe kätte, vaid see läheb mul ahju ja ma küpsetan seal 800 kraadi juures, siis need asjad kõik küpsevad. Ja praegust ma tunnen, et juba oleks nagu kiiremas korras kingitusi vaja, siis me seekord nagu sulatusega ei tegeleks, vaid siis saabki teha sellise asja, mis kohe valmis saab. See on siis selline vitraažitehnika, kunagi üks kaval ameeriklane Louis Comfort Tiffany mõtles sellise tehnoloogia välja, kuidas siis neid erinevaid värvilisi klaase ühendada. Et selleks on selline vaskteip. See vaskteip, siin on nüüd näha, mul on juba siin natukene, töö käib minul ka täies hoos, siis on sellised valmis tükid. See vaskteip tuleb siia ümber liimida ja pärast siis on selline jootekolb ja jootekolviga siis saame niimoodi kõik need detailid ühendada. No näed, täitsa tuleb. Mul on hea õpetaja. Aitäh! Hoia seda kolbi peal niimoodi ja siis nagu tõmbad, teed talle, ma ikka ütlen, teed nagu pika pai talle, eks on niimoodi. No nii, sellega me oleme siis nüüd selle tööga me oleme hakkama saanud ja nüüd läheb asi põnevaks. Nüüd on ka tinaga jootmine. Kas sul on kogemus näiteks tina jootmisega? Vanasti oli seda nagu kunagi oli. No tina panemisega on kokkupuuteid ikka. Seda ma usun. Aga tina jootmisega, see selline, kunagi oli küll ju mingi telekaid parandati ja joodeti tinaga, et praegust tänapäeval seda kõike enam pole vaja, aga uus tehnika on odavam osta nüüd, kui parandada. Just. Aga nüüd sa oled edukalt kõik tinaga üle jootnud need, seekord klaasi. Ja siis saadki nüüd panna need niimoodi paika, seti nii nagu sa nüüd tahad ja siis me paneme siit nendest liitekohtadest saab tinaga kinni joota selle. Ega nad ei peagi olema täiesti nii väga korrapärased, saad ollagi siis sellised. Ja siis me näitame, kuidas see nüüd on. Siis on kavala vist panna siia ka, nüüd paneme seda paneme seda jootevedelikku siia ühtesse punktidesse. Siis hoiad nii ja lased selle tinaga liite kohtadesse. Siit poolt ja siis vaatame pärast teiselt poolt ka üle. Ühe panen sul kinni ja nüüd sa saad teisi poole. Nii. Siin on nüüd nagu iga kord vaja siis tina võtta. Tegelikult teeme selle punktid siit jooks veel üles, siis teeme paremini kinni siin. Nii, proovime. Hoian kinni. Hoia kinni. No, sul on piisavalt, tegelikult midagi on sul seal ikkagi seal küljes ka nii. Aga tõsta vaata see jootekolb isegi niimoodi püsti. Nii. Ja lase tal niimoodi, pane sinna vastu ja näed ise, kuidas ta nagu sulab sealt ära. No nii, pange siis. Pead nüüd järgmine kord jälle uuesti tina võtma selles mõttes. Siin on nüüd nagu rohkem tina vaja. See on siuke korralik tina mull siin.
valus ja nüüd viimane detail ja siis see... Sinna panen heaks juhuks ka seda. Jaa. See õpilane tuleb kohe meelde, mida tegema peab. Noh, natukene selliselt toredalt natukene viltu. Kas siin on kohe näha niimoodi, et on ikkagi õpipoiss teinud. Väga ilus. Aga alati, mina ütlen, et alati peab olemagi mingi väike kitse. Nüüd me teeme peseme ta puhtaks. Tavalise veega? Seebiveega? See on jah selline aknapesuvedelik, et selles mõttes see jootevedelik tahaks siit klaasi küljest ära saada. Samas hästi seda kuivatama. Ja siia läheb tamiin ja sa saad panna tema ilusti akna peale tippuma. Suurepärane kaunistus. Ja võib-olla ka päkavikud leiavad lõpuks mind üles. No ma arvan küll, et tänase päeva ponnistuste peale peab olema see küll, teed paneb päris suur suss akna peale. Ma arvan, et sealt tuleb korralik. No mul on 46 jalanumber. No siis sinna mahub päris korralik. Nii, näed. Nüüd ongi sul selline vahva kusepuu. Aitäh sulle, Leili. Aga tore, igal juhul tubli õpipoiss. Tehtud. Tere tulemast taas vaatama õpipoissi. Täna oleme Kaitseväe keskpolügoonil ja lähme vaatama lõhkamist. Pille juba ootab meid, nii et kiirustame. Tere! Oleme Eesti suurimaal Kaitseväe polügoonil. Õhk on värske, ilm on ilus ja olen Pillega koos siin ja vaatame, mis siis täna toimuma hakkab. Kaitseliitlaste B-kategooria lõhkamine, millega siis lõpeb nende B-kategooria kursus ja peale seda siis omistatakse neile lõhkaja B-kategooria. Ja mis see siis endast kujutab, et võib panna miine ja pommitada? Ei, miiniõpet täna ei ole, miiniõpe on eraldi. B-kategoorias õpitakse tundma lõhkeaineid, koostama laenguid, paigaldama neid ja siis ka lõhkevõrke koostama. Selge, ja lõhkeaeng, TNT, süksed nagu mängudes nähtud ja igal pool, C4 ja... TNT on täiesti olemas ehk trotüül ja kasutame seda ka täna, aga enamus laengud on meil seekord plastilisest lõhkeainest ja mille markeering on siis M46 ja on Rootsi toodud. Selge. Ja mida me õhku laseme? Soovite näha? Absoluutselt. Lähme edasi. Selle nööri peale ei tohi tallata. Siin oli antud ülesanne 4 prussi koos koondlaenguga pooleks lasta kõik 4. Ja on siis pandud plastiline lõhkeaine, mis on kinnitatud teibiga ja detoneeriv nöör tuleb siis sealt välja, mille kaudu see initsieeritakse. Sealpool on ka puit. Ja paigaldatud on siselaeng. Ja miks me süütenööri peale astuda või? See ei olegi süütenöör, tegemist on detoneeriva nööriga, kus sees on tugevatoimeline lõhkeaine ja see nöör vastupidiselt võib-olla filmist nähtule ei põle niimoodi särisedes, vaid plahvatab. Ja jalg lendab otsast ära. No, päris jalga niimoodi nööru ei, aga saabast ja jalga vigastab kindlasti. Kui teda on rohkem koos, siis võib ka jalg ära minna. Lõhkeained ja lõhkematerjalid on üldse sellised, mida tuleb väga kindlate reeglite järgi käidelda, ehk on väga kindlad reeglid, ei astuta peale, ei muuta, ei lööta, igal erineval ainel on omad reeglid, kuidas seda käidelda. Aga selleks tuleb õppidagi seal kursuselt, seda me õpimegi. Seda me õpimegi. Alates 8. eluaastast noorkottas on. Mis oleks juba 20 aastat sellisel juhul. Ja meeldib siuke metsas olek ja tegevused. No ikka jah. Peab meeldima. Peab meeldima, kui nii kaua juba olnud.
Nii, mehed tegutsevad ja meie läheme nüüd ohutusse kaugusse. No nii, oleme jõudnud ohutusse kaugusse 350 meetrit ja kohe kui kuuleme helisignaali, vaatame ülesse peale pauku, et midagi ei hakkaks lendama meie poole, et silmad peast välja ei saaks, kael ei murduks, selg roog ei murduks ega üldse midagi hullu ei juhtuks. Kui näeme, et midagi tuleb, kohe pikali maha, et tagada enda ohutus. Ilma muutunud korralikuks luuraja ilmaks, tuul puhub, lund tuiskab. Nii, ja kohe tulevadki 2 lõhkumissignaali, oleme valmis. Kuulsite? Mina olin paugu otsas, kui puu käis. Kivitükki ei näinud, silmad on peas, kaen on terve. Nii, paugud on tehtud, lõhkumine on toimunud. Ihuliikmed on kõik alles, midagi kaduma ei läinud. Nüüd lähme vaatame, mida huvitavat Pille meile räägib. Kinnitus on katki, mõra on kaameras, aga täitsa töötab. Ennem panime siia miniatuurse väikse GoPro kaamera filmima otse plahvatuse südamikku ja kõik on hästi läinud. Tagasi ja vaatame, mida saame Pillelt teada täpselt plahvatuse kohta. Tere jälle! Tere jälle! Pauk on tehtud, kuidas siis läks? Hästi läks, kõik mis me tahtsime saavutada on õnnestunud. Kõik läks reeglitepäraselt. Kõigil on käed-jalad otsas ja... Kõigil on käed-jalad otsas, kõik on terved. Üldiselt lõhkaja töö ei olegi ohtlik, kui sa tead ohutustehnikat ja neid ka järgid. Siis lõhkaja töö on huvitav. Sa ise nägid ju pauku? Nägin. Täitsa vahva. Filmis. Sina oled praegu ajateenija? Mina olen ajateenija. Kus sa aega teenid? Logistikapataljonis. Aga peale ajateenistust? Noh, ei teagi kohe. Kuidas Kaitseliiduga on lood, et kuidas sinna saab? Sul on võimalus sinna astuda. Kaitseliit on võimalus astuda kõikidel Eesti riigi kodanikel selleks, et anda oma panus siis Eesti riigi kaitseks. Astud? No nii, õpipoisi kittel on tänaseks maha võetud. Saviseks päris ei saanud ei käsi ega kittel, aga sees tegime palju muud põnevat. Vaadake meid ka järgmine kord, meid ootavad ees paljud uued ja huvitavad väljakutsed. Nägemist! There was a girl named Goldie and a wolf who only thought there was one, me and the wolf.